kas ma võin teid eksitada natuke? Vaadake, siin on üks väike linnupojake, mis igatseb teie kätte sooja pesa järele. Mõtlesin, et teil on kodus üksinda igav, kui teil mõnda loomakest või linnukest lõbustamas ei ole. Ja kirikärra käib ka teie juures väga nii harva ja... Aga preilil ei maksa selle pärast pahandada. Ega tollel kirikhärral see lankamine siia nii väga kerge olegi. Ai, vabandust tänad. Andke andeks. Ma ikka alati ei ole nagu viisakas inimene. Aga alati, kui ma midagi ütlen, siis mõeldakse midagi jälle, et mina tahan halvasti mõtlema. Jumal küll need teie jutud. Nipernaadi, kui kentsakas nimi. Ja teie ise, pikk, kõver, luine ja käed suured kui labidad. Miks ei püsi te ometi paigal? Tõesti, teie kõlbaksite väga külarätsepaks, keda viiakse kasti otsast talust tallu. Öelge, miks te piinate mind? Kas te ei näe, et ma armastan teid? Ma olen kui tola teie kõrval. Nagu ma ei teaks ise, et ma inetu olen ja ei näeks oma naeruväärsust. Jah, mind tuleks saata üksikule saarele, et ma kaasinimeste ilutunnet ei rikuks. Aga armas Elva, mis saan ma sinna parasta, et ma sind armastan? Mida saab sinna parasta üks vaene nipermann? Isegi väike hall varblane rõõmustab. Isegi rästik tõstab pea mättalt kõrgele uhkelt ülesse. Ja isegi kirikhärra lombak ja pool sant kavatseb varsti teiega pulmi teha. Vait! Oi! Ärge pahandage, aga ma armastan teid. Ma tahaksin hoida teid oma kätel nagu lindu pööb, linnukas. Ja vaadata selle kohkunud silmi, kaitsta ja kallistada teda. Ja ma tahaksin teiega kõndida üle väljade käsi käes, üle jõgeda, üle orguda. Ja meil oleks samblal pehme ase ja siis ma näitaksin teile tähti, öise taeva sinenduses. Te olete lihtsalt välja kannatamatu. Te räägite säärast rumalust. Oi, ärge pange pahaks. Kuulake mind ainult natukene. Ärge võtke minu rumaluse tõsiselt. Kas see on teile siis raske? Võtke minu kõnelusi naljaks või niisama loobisemiseks või kerjuse mangumiseks. Olge ometi kord vait. Juba täna õhtul lähen kirikhärra manu. Ma pean pulmad lõplikult kindlaks määrama. Tralla, too mu rätik. Pean teele asutama. Ma olen üsna kindel, et varsti siit minema peame. Mind sõimatakse siin rätsepaks ja sind totter trallaks. Miks nad sind nii sõimavad? See on ju nii mõistlik ja armas tütarlaps. Kuule, Ello, või see
Trallakene, ütle palun, kes õpetas sulle nii ilusasti kõõrdi vaatama? Kas sa ei tahaks minule ka õpetada? See on nii ütlemata armas. Ah, ei, meil ole siin varsti midagi teha. Kirik ära võtab võimu siin ja siis künna, ader ühes käes ja piibel teises käes. Ja siis veel hakatakse sind sõimama Beltsepulliks ja Abrahamiks ja Nikodeemuseks või tont seda teab kelleks veel. Armas Tralla, kas sa ei tahaks mulle naiseks tulla? Sa ära karda. Mina olen samasugune rumal laps nagu sina. Jooksed tühja tuule järele. Jah, aga sa võtta ei ära. Sa võid homme öelda ja ülehomme võid öelda. Ka nädala pärast võid ka öelda. Me eaksime keset metsa. Mul nii palju ikka jõudu on, et ma sulle väikese ja armsa onni ehitan. Aga söögi pärast. Sellepärast me ei peaks muretsema. Vanajumal muretseb ise selle eest. Ja miks ta ei peakski muretsema, kui meie kaks ilusat lapsukest paneme ardab käed kokku ja palvetame. Aga nüüd armas Tralla, ja töö. Mine magama. Mõtle järele. Minuga sa eluteele rändama, kas tahad tulla minuga sa eluteele rändama? See tee oli kitsaskivine, mis otse suurde põõsasse. See tee oli kitsaskivine, mis otse suurde põõsasse. Ütle poisu, ütle ja õnnelik siis olen ma. Ütle poisu, ütle ja õnnelik siis olen ma. Sina oled hall kui haavakoor, mina alles üsna noor. Sina oled hall kui haavakoor, mina alles üsna noor. Kas tahad tulla minuga sa eluteele rändama? Kas tahad tulla minuga sa eluteele rändama? See tee oli kitsaskivine, mis otse suurde põõsasse. See tee oli kitsaskivine, mis otse suurde põõsasse. Armas Helme, ma võin sulle usaldada ühe saladuse. Tule, ma räägin sulle. Nii. Vaata, armas Helme, mina ei ole üldse rätsepp ega kirjanik ega põllumees. Mina olen muinasteadlane. Mina olen väga palju pakse raamatuid lugenud nagu piibel ja sealt ma olen teada saanud väga põnevaid asju, mida ükski inimene uneski või näha. Vaata, see koht siin, see ei olnud üldse see niisugune. Erik 14. Rootsi kuningal oli siin Männimetsa taga, seal raba koha peal oli suur jõgi. Seal ujusid laevad, kaubalaevad ja sõjalaevad. Ja nende kallastel olid kindlused, külad, kaubahooned ja isegi kuulus veetee.